see sai on ikkagi liiga kõva. Jah. Need on paremad. Issand jumal. Nii suur amps. Tere, mina olen Taio. Mina olen Miire. Mina olen Karl. Mina olen Eva-Mari. Ja me oleme täna selleks siin, Et oma järgmist vastat Rootsit paremini tundma. Nii, näkileib maitseme. No, kuidas sulle maitseb? Natuke imelik on. väga hea on. Väga hea. Mina igal juhul eelistan sulle tavalist leiba. Ma arvan, et mina ka. Nii, vaatame, see on siis Tuursa Marjamääre lapileival. No, kuidas sulle meeldib see? Sellist asja ma küll varem söönud ei ole. Mulle meeldib. Mulle ei meeldi. Miks? Sest ma ei tea, lihtsalt ei maitse. Ütleme päris soolane. Minu meelest on väga hea. Mulle meeldis rohkem näkileib. Rohkem ei võta. Nii, vaatame siis siit. See on Skagenrööra. No see on küll väga hea. Parem kui meie eelmine väike võider. Aga kuidas maitseb? Äkki. Ainult, et see sai on liiga kõva. Hea tähelepanek. Et ootame veel midagi paremat teha. Need on Rootsi lihapallid, pruunikastme ja pohlamoosiga. Kuidas ma nüüd luiguta saan? Vaatan sulle äkki mõned tükid siit. Nagu lihapall või? Jah. Ütleme, toidulaual lihapall on päris tihti, lastele meeldib. Aga niimoodi moosi siis kastes on veel eriti huvitav maitse. Issand jumal. Vahva on niimoodi muusika süüa. Kaneelirullid. Need on kõige paremad. Ma arvan, et kaneelirullid ei olegi kellegi jaoks midagi väga uut. Päeva tipphetk. Kas need kaneelirullid on paremad või Issi teeb kodus paremaid kaneelirullid? Need on paremad. Selge. Ma arvan, et kui panen need kõik 5 taldrikut siia uuesti, siis see taldrik saaks esimesena tühjaks. Kindel. Mis sulle kõige vähem maitses? Lihapallid. Kas see soolane kreem? Jah. Täiesti nõus, et kreem oli veits liiga soolane. Ma arvan, et minu arust kõige igavam oli näkileib. Kui ma peaksin eelistama Rootsi traditsioonilisi toite või Eesti kööki, siis minu süda kuulub Eesti toidule. Ma arvan, et minu jaoks on Eesti toidud paremad. Seda küll. 9. septembril väljakul näeme.